Tervitused kõigile missiooniekspertidele siin ja sealpool piiri. Palju õnne teile Eesti sünnipäeva puhul. Meie riigi uus täitunud aastaring oli seekord teistsugune. Ka teile, kallid missioonieeksperdid, oli see kindlasti raskuste, aga ma usun, et ka väljakutsete aasta. Kuidas täita oma ülesandeid, olles missiooniteenistuses, aga ise paiknedes oma koduriigis? Kuidas suhelda missiooniriigi kohalike ekspertidega virtuaalselt nii, et midagi vahetu suhtluseta kaduma ei läheks? Need olid ilmselt vaid mõned küsimused, mis kiirelt ka vastuseid vajasid. Viimasel ajal oleme pidanud kõik õppima teistmoodi oma tööd tegema, aga teistmoodi nii, et meie töö kvaliteet ei langeks. Teie jaoks on see ilmselt veelgi keerulisem olnud. Ma loodan, et olete selle uue olukorraga kohanenud ja leidnud meetodid, kuidas oma tööd sellistes tingimustes jätkuvalt, esinduslikult ja tulemuslikult teha. Olete ju teie meie visiitkaart maailmas, turvatunde loojad, aidates kaasa oma kogemuste ja teadmistega neid, kes toetust tõesti vajavad. See on ju uhke tunne, et meie riik on sealmaal, kus saame abi ja tuge pakkuda teistele. Olen uhke teie üle, kuna olete need, kes meie riiki esindavad. See on suur vastutus. Ma tänan teid selle vastutuse väärika kandmise eest. Tore on kuulda, et meie eksperti hinnatakse, kuulda teie edulugudest, uutele missioonidele kandideerimisel või juhtivatele kohtadele edutamisel. Oma tänu näitamiseks, nagu traditsiooniks on saanud, anname teile missioonilt naastes üle missioonimedalid. Sellel aastal kahjuks me seda tavapärasel viisil teha ei saa, aga loodan, et suvel õnnestub mul ka isiklikult kõigi medalisaajate kätt suruda või siis pigem uutmoodi nii-öelda nukitervitus teiega teha. Kindlasti palun andke tänusõnad edasi ka oma lähedastele, kellel ma arvan, möödunud aastal oli veel olulisem roll teie toetamisel kui varasematel. Palun hoidke neid. Ja hoidke jätkuvalt kõrgel ka Eesti lippu ja püsige terved, see on kõige tähtsam. Aitäh teile ja head vabariigi aastapäeva!